valmistume siis Järvamaa rahvaralliks ja me teeme juba nädal aega varem seda. Täna on siis reede õhtu ja järgmine laupäev on siis võistlus ja meil on siis plaan auto siis üle vaadata. Ivo juba toimetab. Tere! Ja meie plaan on siis rehvid siis velgede pealt ümber tõsta ja paneme kruusamordid alla. Need kruusamordid siis ja vahetame siis veermikus detaile, vahetame sarniirid ära ja vaatame jooksvalt siis, et mõned nipet-näpet asjad veel. Ja auto on asfaldi seades praegu. Viimati Tehvandil sai sellega sõita ja hakkamegi mässama. Aivo on siis meie toetaja ja Aivoga on siis see hea, et ma soovitan üldse kõikidel võistlustel Aivo Jurkenile kirjutada. Aivo, kes saab väga kvaliteetsed välivideot siis. Aivo on üldiselt peaaegu kõikides rahvarallides, rahvasprintides, ka sportrallides on kohal, filmib ja kirjutage talle kindlasti julgesti ja ta jagab teile need videod. Muidugi sümboolse summa eest, aga need summad ei ole üldse suured. See vaev on ikkagi ka päris suur, mis ta teeb. Ja lähmegi täna tehnilisse. Sõber Joonas aitab mind selle pesuga ja päris palju on juba tehtud ja hakkamegi siis valmistama siis tehniliseks kontrolli. Meil on siis ralliks olemas siis täielik servicebuss. Siin on olemas õhk, siin on olemas elekter, siin on olemas kõik vajalikud tööriistad, töölaud, kruustangid, vajalikud võtmed, relakad, kõik, mis ühesõnaga vaja läheb. Et see ongi siis meie servicebuss siis nädalavahetusel ja tõmbame väikse kübekese tolmu ka siit ära, et homme oleks hea toimetada. Aga jah, et see on rallide luksus. Aga jah, isegi muusika on sees. Et see on väga pill. Kui vaja on ehitada muu auto. Siin saab uue auto ehitada. Oleme siis Türi allikul garaaži biokompleksi ees ja maksime osavõttu tasu ära. Ja meie number on siis seekord 60 ja lähmegi nüüd paigaldame autole klepsud ära ja siis lähme tehnilisse kontrolli. On edu sul homseks? No, kuule läheb vaja. Ma saan stardis, ma saan ette poole. Mulle öeldi. Saad ette poole? Ma stardi kõige viimasena. Okei, väga hea. Kuule, aga äkki näeme stardi järjekorras homme. Ma vaatasin, et sa ei saanud tehniliselt läbi. Jaa, unustasime panna kapoti tihendi. Sükke asi on siis nii oluline. Pidi olema enda ohutud. Kuna meil on hea luksus, kuna me elame Paides ja Service Park on siis 6 kilomeetrit eemal, siis lähebki auto ööseks garaaži ja Saaremaa sõbrad panevad ka oma auto siis minu garaaži. Maanik saabus ja viimasena vaadates, kui kõik tehtud on. Õige vahev tulla, tšau. Mõtlesime, et läheb autot garaaži ööseks igaks juhuks. No, mõistlik on. Ja siis tiksi ka, et lükkame siis selle kuhugi välja. Kas me jõuame seda lükata? Mõdugi, me tõstame selle ära. Proovime. Palju siit ka? Kõva Endre, Ei ole hullu, et pidur peal on, ei ole hullu.
tänaseks siis kõik. Läheme siis Vao külasse minu isa juurde sauna kogu kaadriga ja hommikul vara siis ärkame ja hakkamegi siis valmistama siis homseks siis Järvamaa rahvaralliks. Aga hetkeks siis kõik reede õhtu ja praegu lõpetame. Hommikul vara juba tankimine käib. Kõigil on valmis. Kõigil on vaimud, puhang. On siis vaim valmis või? Absoluutselt. Väga hea. Tunne on hea. Olemegi laupäeva hommikusse jõudnud ja sätimegi siis serviceparki. Teeme siis täna servicepargi valmis ja ega varsti starti ka, sest kell on juba 8:19 ja esimene auto juba varsti stardis ja. Esimene auto varsti stardis, aga Sander, kuidas sina ennast tunned üldse enne tänast päeva siin? Mul on päris hea. Ma pole ammu nii palju öösel maganud, kui täna öösel magasin. Jumal hea öö oli. Ja ei sama, enne südaööd juba magasid nagu beebiööd. See oli hea, et puhand vaim on vähemalt. Nii et flat out. Iboga esimesele katsele nüüd. Ootame starti. Päris hea tunne on tegelikult. Adrenaliin on juba üleval tegelikult. Ja kõik käis nii ruttu, et ei jõudnudki veel pabistama hakata. Jõudsime 10 minutit enne starti, jõudsime servisesse alles, et natuke käime Paides uimama. Aga jah, et hakkamegi sättima siis stardi poole. Läks 120, 120.
hõisata ei tasugi, sest eelmised võistlused on kõik päris rõõmus olnud, esimene koht praegu ja viimaste katsetega annad ära, et täna seda viga ei tahaks teha, aga praegu on päris lahe, esimene katse oli väike moment, et peaaegu üle katus isegi, aga eks peab videosi pärast vaatama, kuul see olukord tegelikult oli, aga praegu siin me olemegi, nüüd lähme servisesse, vaatame auto üle ja valmistumegi siis järgmisteks katseteks, nüüd tuleb kordus läbimine nendest, mis me praegu sõitsime. Läksime siis esimesele katsele, meil läks hommikul natuke kiireks, et AKP-sse oli veel 10 minutit aega ja tõesti läks kiireks. Ja esimesele katsele minekul siis avastasime, et tagavaratas ei maa. No jah, oli tühi see koht seal, aga ega ta vist ei peagi olema kaasas. Valikuline. Aga läks päris hästi ja tegelikult kaalu ka ja auto on ju kergem, sest kui ma testi tegin, siis oli tagavaratas taga ikkagi kogu aeg, et noh, midagi aru küll ei saada, et kiirem oleks, aga idee poolest midagi peaks aitama. No eks ikka. Et jah. Maailmameistrid nii teevad. Aga ühesõnaga jah, tagavarratta unustasime autosse panna ja praegu joppes 2 korda üle õla. Näkku ei läinud või? Ei läinud. Aga jah, kuule, aga siis ongi, vaatame nüüd auto üle ja peaks vist valmis olema. Pikk servis ei ole, jah? Jah. Varsti peab minema. Tegutseme tankima veel, jah. Nii, esimene ring on tehtud, autole tuleb juua vähe anda. Mämm autole. Mämm, jah. Siiamaani kõik katsevõidud, nii et läheme sama roduga edasi. Proovime, anname endast parima. Saab hiljem, aga lihtsalt, et ei pidurdanud nii hilja. No Sander, miks nii märg oled? Katse tõmbab ikka päris läbi. Kohati tegelikult lubati, et tuleb hea jahe ilm, aga tegelikult on vastupidi, tegelikult on jälle kuum ja palab. Aga ei ole hullu. Aga sõitsime siis katsele ja väike kõrvaline heli käis nagu läbi ja mina ennustasin siis, et kast teeb seda kahinat. Aga generaator on lahti, rihmad teevad sellist naljakat häält, et me hakkame servises autot ehitama. Hetkel praegu vaatasin tulemusi, muidugi karistusi midagi pole olnud, aga ma usun, et ei saanud, kuna sõitsime sikaanid turvaliselt. Aga hetkel oleme esimesed ja 9,5 sekki on siis vahe teise kohaga.
Lähme teeme auto korda ja lähme kihutame edasi, aga võitu seekord ära ei anna. Korras, aga igaks juhuks lihtsalt, et me võime tulla niimoodi. uurisime, et Aitäh. Seisma jäägi. Ärme seisma jäägi. Ei olegi vaja, kõik korras, lähme minema. Me läheme autot ehitama. Meil auto katki. Meil on sellist park siin suht lähedal kohe. Midagi hullu ei ole õnneks. Kõik vormosad on kaasas. Ei, meil on kenekas korras, aga keneka see kinnituspoldid tulid lahti. Ja siis on rihtu ka lõdva. Ma ei saa aru, sinna kast teeb seda häält. Ma lihtsalt Märdile ka, Märt ütles, et ära põe, sõida edasi. Võida ralli. Edu. Õli pealt ka veits peale valama, jah. Sundvent võiks olla. Ei, mul ongi niimoodi, et enamus aega vint töötab. Siit ka mingi vedelik lekkinud, vaata. Mul valasin õli mööda. Tavalis mööda. Selle peal. Suks kiiru. Ai, see on soe. Veits kuum või? No see black on kuum, jah. See on tõesti see õli, kui tõsta põlema ja breikuga üle laskma pärast. See läheb sõsuks. See on tagumise, mis praegu Natuke viisakamaks ka võtate. Muidugi. Klaasid saab puhtuda. Ei, siia otsa lähevad need mutrid ja lähevad need juhtmed. Laadameestel kadus laadimine tagant ära. Aga eks saavad korda, seepärast, et nad on poodiumi ehitluses ja loodame parimat. Otse Saaremaalt tulid ikkagi kaugelt ja saavad ikka lõpuni. See ongi nii sama ladalt. selle pingutud üle juba hiljem ei saanud sellist pidumiste peal läks saba šikaani alt ära. Top 3 ei ole praegu. 5 sekundit. No 2 katseta minna. Eks näis jah. Suruma ikkagi. Kõik on mitte midagi. Jah, sulle ka tead. Äkki näeme poodiumi? Meil on ikkagi veel aega, tahaks tegelikult sõitma minna, mul on igav veits. Pärast ära saada päeva võib-olla isegi. No naudin nagu sõitmist, ma tahan katsel minna, aga pinge peal ikkagi vaata. Ivo, mis emotsiooniga lähed? Mina ei tea. Loodan, et õigel ajal lihtsalt lähen, siis minu poolt on kõik hästi. Ülejäänud on Sandri teha. 1, start. 80, korem 2, 26. Läheb üle vaadata 9. 26. 70, korem 2, 26. 50, vaadata 3, 26. 26. 80, vasak 3, läheb üle parem 4-ks.
esimene koht Sander Mihkels, Ivo Aal. Tere, mina olen Pärt, see on minu siis esimene rahvaralli, mida ma olen korraldanud. Osalejaid oli kirja pannud ennast 125, erinevate tehniliste probleemide tõttu tuli starti 119 ja võin jääda täiesti rahule, et oleme saanud vägagi palju positiivset tagasisidet sõitjate käest.